Tervist sõbrad, kui sa teed trennis suuri raskeid harjutusi, nagu näiteks kangiga jõutõmbed, seljatõmbed, isegi mingisugused masinatega tõmbed ja nii edasi, siis mingi hetk ilmselt tuleb selline olukord, kus sa lihtsalt ei jõua sellest raskusest enam kätega kinni hoida ja su käsi on nii-öelda see limiteeriv faktor. Ehk siis sul jääb harjutus selle taha, et su käsi väsis ära, mitte sellepärast, et su jalad väsisid ära või su selg väsis ära. Ja see on täiesti normaalne, sellepärast et meie jalalihased, seljalihased on tunduvalt suuremad ja tugevamad kui meie haare või meie käelihased. Ja sellele on üldjuhul 2 või siis ütleme isegi 3 sellist kiiret lahendust. Esimene on siis nii-öelda tehnika parandamine. See ei kehti muidugi kõigile, aga osad inimesed saaksid enda tehnikat natukene parandada nii, et nad saaksid ka väiksema raskusega tegelikult efektiivse trenni tehtud. Aga ilmselt mingi hetk nad jõuaksid jälle piisavalt tugevaks oma selgade või jalgadega või millega iganes, et see nii-öelda haarde probleem tuleb nende juurde ikkagist tagasi. Ja järgmine, mis on siis nii-öelda jõutõmmetele ja sellistele asjadele, mida sa pigem sükse kangiga teed, on siis võtta pealt ja alt haardega, ehk siis nii-öelda mixed grip. Ütleme, kui sa tavalise haardega võtad, siis sul lihtsalt hakkab siin näppude peale niimoodi rullima see, aga mixed gripiga siis ta nii-öelda vajub üksteise käte sisse, rullib üksteise käte sisse ja siis ta nii lihtsalt lahti ei tule. Loomulikult, kui raskused lähevad suureks, paned endale mingi 180 kilo kangi peale või mis iganes sinu raskus on, siis mingi hetk isegi see mixed grip ei tööta nii hästi, sellepärast et ikkagist käed ei jõua lihtsalt sellest kinni hoida. Viimane selline lihtne lahendusvariant on siis kasutada tõsterihmasid ja loomulikult kõik ei viitsi neid tõsterihmasid kasutada, kaasas kanda ja nii edasi, aga ma näitan siis, millised on sellised populaarsemad valikud, et milliseid siis nii-öelda osta või kasutada on minu arvates mõistlik. See on siis siuke võib-olla mitte kõige populaarsem, aga ikkagist suht populaarne variant on siis nii-öelda lapats, mis läheb kätte, see siis aitab nii-öelda libisemise vastu, lisaks sellele ta mingil määral aitab ka hoida, sest see käib randme külge. Osad on ka sellised, mis on nii-öelda fikseeritud konksuga siin, ehk siis sul ongi juba konksu kuju käes, randme küljes ja on suhteliselt okei isegi minu arust. Järgmine on siis nii-öelda kõige populaarsem variant rihmadest, see ongi siis siuke klassikaline strap, kus sul on siis tulebki siuke rihm siit välja, paned selle randme ümber ja rullid selle siia kangi ümber, pingutad ära teise käe ka ja siis aitab päris hästi hoida. Ja minu lemmik on siis selline nii-öelda figure 8 strap, ehk siis see on number 8 kujuga, see on mul natukene suur, aga ta toimib ikkagist. Ja see on ülihea, sellepärast et seda on ülilihtne kasutada. Ja siin ongi niimoodi, et ma panen käe siit poolt läbi, panen ümber kangi ja panen käe teiselt poolt läbi ja nüüd ta hoiabki mul randme küljes seda. Ja nii on üpris mugav teha seda, hoiab päris hästi. Kui need on liiga suured, kui see ostad ja on liiga suured, siis sa lihtsalt keerad neid väiksemaks ja nüüd ta ongi, näed, väiksem. Alguses need natukene soonivad, aga sellega harjub ära. Ja kui ma kasutan mingisuguseid masinaid, kus saab isegi otsast nii-öelda sisse panna, siis ma ei pea isegi neid ümber selle kangi viima, vaid siis ma panen juba need käe külge ja oletame, et siin on see kang ja ma panen lihtsalt niimoodi ja mul on juba haare väga hea, siis ma ei pea kuskil üleval ukerdama nii-öelda selle hukkimisega. Ja loomulikult ma saan aru, kõiki viitsi neid kasutada ja ma ei müü neid sulle, aga lihtsalt kui sa tunned, et su käsi varte taha jääb sinu trenn kinni nii-öelda, siis on mõistlik proovida neid, võib-olla sulle meeldib. Võib-olla need abistavad su trenni nii palju, et sa neelad selle ebamugavuse alla, mis on nende kaasas kandmine ja kasutamine. Ühesõnaga, loodetavasti oli sellest videost sulle kasu. Edu!